töötab nüüd või? Jaa, see film. Mida ma tegin? Nurgas. Naiste probleemid. Ja hommikust ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on esmaspäev ja sel nädal toimub minu elus rohkem asju, seega mõtlesin, et davai, vlogime seda. Täna on mu vanaema sünnipäev. Ta on 88 aastat vana. Kujutate ette. Me siis lähme emaga vanaema juurde hooldekodusse ja istume seal, sööme kooki ja muljetame, tähistame sünnipäeva. Vanaema tahtis kapsast, nii et me viime talle kapsast. Siis homme on mul hambaarst ja opiarstiga kokkusaamine. Ülehomme kolmapäeval ma hakkan juba hommikul sõitma Tallinna poole. Ja nagu eelmises vlogis juba juttu ka oli, et Tallinki gala toimub siis 30. märts. Võtan Tartust teise sõbranna peale ja sõidame Tallinnasse kolmanda sõbranna juurde. Ühesõnaga, te olete näinud ka Krissu ja Hanna siin vlogides. Et siis me Krissuga siis võtame selle teekonna ette, sõidame Tallinnasse, siis me Hannaga, kuna me Hannaga mõlemad oleme Tallinki töötajad, siis me lähme neljapäeval sinna galale. Siis selline viimane selline suurem üritus minu jaoks siis 2 rinnaga enne operatsiooni. Tegelikult nüüd on lood niimoodi, et ma tegelikult panen ühe 3. kleidi üldsegi selga. Ma näitan seda ka teile pärast. No nii, aga pange tähele, siin on siuke segadus, et ei kujuta ette ka. Aga nagu te näete, siis saabus 3. kleit. Tellisin selle lihtsalt kogemata. Igaks juhuks M suurus mõtles, et raudselt on väike, ei sobi. See kleit läheb mulle hoopis galale selga. See parukas pähe, need kõrvarõngad, taoline meik. Ta on siuke maani. Tal on see slit siin, kingad on mul jalas ja ma arvan, et ma lähengi niimoodi. Ja küünel on mul praegu väga koledad, aga mul lähevad peale ka need Kissi press-on küüned, sest mu oma küüned on lihtsalt keemiaravist hävitatud. Ma totaalselt blackout isin ja ma koristasin terve elamise lihtsalt ära. Ma ei tea, mul tulevad vahepeal sellised koristamise hood peale, aga ma mõtlesin, et ma näitan teile siis, et mis meigikoti ma kaasa võtan. Selline siis. Nii. Siia igaks juhuks võtan selle kaasa. Siin on siis kõik meigi asjad. Paletid, mingid väiksemad suured on mul siin vahel. Siin on concealereid, asju, kõike. Kõik on põhimõtteliselt, kõik iluasjad on siin. Siin on jumekad. Siin on igasuguseid nahahoolduse asju, värki. Nii, ma filmisin mõned TikTokid. Et kui te tahate näha neid kulmutatuusid, mis mul siin peal on praegu, siis minge vaadake mu TikTokke. Mul on siin selline mõnus mess. Jätan selle kulmutatuude lingi ka teile. Jällegi, kui huvi pakub, siis minge soetage, kui sa oled vähihaige, näiteks sul on vaja, et vahepeal tahaksid ennast hästi tunda, siis need töötavad üli hästi ja püsivad ka üli hästi peale, et ma nägin ikka väga suurt vaeva. Ma olen ühe korra neid enne kasutanud ja ma nägin ikka täiega vaeva, et need üldse oma näost maha saada, nii et need peavad vastu igasugustele kuumahoogudele, veele ja kõigele, nii et soovitan väga soojalt proovida, kui sul on vaja, kui sul ei ole endal kulme. Ühesõnaga väike plaanide muudatus. Vanaema sünnipäev, vanaema on toas. Meie oleme õues, sellepärast, et koroona on hooldekodus vaid sees. Ehk siis me ei saa sisse minna. Ja siis lehvitame vanaemale siit aknast. Vanaema istub telefoniga akna peal, räägib emaga. Et jah, selline sünnipäev siis see aasta. Mida teed siin? Ega need mammud ei ole sulle ju. Good morning! Teisipäev. On teisipäev? Jah.
ja mina hakkan minema hambaarstile. Täna on siis kopiarstiga kokkusaamine. Nii, hambaarstil sai mul käidud. Tegelikult on mu suu seisukord või hammaste seisukord, arvestades seda, et ma aastaid hambaarstil ei olnud käinud, üllatavalt hea. Välja arvatud siis see üks hammas, mis mul ära murdus ja millega läks natukene valesti. Operatsiooni osas hammastega seoses ei tohiks mingisuguseid takistusi tekkida. Nüüd ma lähen koju, ilmselt pakin veel mingeid asju, teen mingeid viimaseid ettevalmistusi, et homme Tallinnasse sõita ja siis lähen juba Tartusse ja täna Tartus ma pean tegema hambaarstile ka laskma selle panorampildi teha endal hammastest, et siis ta näeb, mis seis mul tarkuse hammastega on paremini ja nii edasi. Et jah, aga nii tore, hammastega on vähemalt enam-vähem korras, et selliseid väikseid asju on veel teha. Täna ka ilma tuimestuseta lihtsalt üks väike aup parandati ära, see on täiesti nagu väga okei. Nii et veel kord, noored, ma panen teile südamele, käige regulaarselt hambaarstil, et ei laseks oma suuhügieeni ja tervist lappesse, sest et see võib kunagi lihtsalt väga valusasti kätte maksta. Nii et, ja kui tegelikult, kui käia regulaarselt hambaarstil, siis ma saan aru, hambaravi on kallis, aga kui sa käid regulaarselt, lased kontrollida ja väikseid augukesi parandada, siis see on odavam kui see, et kunagi, kui sul on mingeid juureravisid või mingeid, ma ei tea, mingisuguseid proteesasju vaja, nagu sellepärast, et sul on hambad suust lagunenud, siis uskuge, see on kordades kallim kui see, et sa regulaarselt käid kontrollis. Olge hoolsad oma hammaste suhtes, sellepärast, et kui hambad on korrast ära, siis on südamel raske tööd teha ja süda ju mõjutab otseselt kogu meie füüsilist tervist, nii et hoidke oma hambaid, et teie süda saaks olla terve ja rõõmus. Nüüd jõudsin kliinikumi ja ootame arsti aega. Hopiarsti juurest tulin just ja päris tore oli seal. Sain kiita, et ma teen õiget asja, et ma oma sotsiaalmeedias neid asju jagan, et ta on näinud seda ja rääkisime siis hopist natukene täpsemalt, et mis, kuidas ja mismoodi. Operatsioon iseenesest kestab ainult tund aega, et võetakse siis see disk koos mõnede lümfidega ära seal ja lastakse suht kiirelt koju. Ta näitas mulle pilte sellest, mis juhtub siis, kui inimene laseb kasvada sellel kasvajal rinnas aastaid. Vot need pildid olid rõvedad, ma peaks teile kõigile neid näitama, et kui sa vähegi leiad oma rinnast või kuskilt mingit tüki, et siis kohe arstile, mitte see, et sa lased sellel asjal nagu nii hulluks. Meditsiin ei taha teile halba, meditsiin ei taha teie surma ega mitte midagi, vaid arstid tahavad teid aidata. Et palun minge arstile, et pigem oodake siis juba seal ootejärjekorras paar kuud, kui see, et te lasete aastaid sellel asjal minna lihtsalt nii hulluks, et lõpuks, kui te lähete sinna arstile, siis on asi juba väga halb. Vaadake, mis ma tegin just. Rihtisin auto siin kvartali maa-aluses parklas vastu seina ära. Ükskord pidi see ju juhtuma reaalselt, nii et jah. Nice. Hello! Issand juba sorry. Just so loud. Ühesõnaga, käes on kolmapäev ja me hakkame sõitma Tallinnasse, kuna hommik oli nii hektiline, siis ma ei jõudnud seda vlogi isegi mitte alustada. Alustame siit Tartust ja me sõidame siis Jõgeva kaudu. Võtame Hanna kleidi peale, sellepärast, et Hanna lihtsalt jättis kõik viimasele minutile. Võtame ta kleidi peale ja siis paneme sealt ajama juba Tallinna. Me saime Hanna kleidi kätte. Loodan, et ma nüüd kellegi aukit ära ei rihi või kedagi alla ja. Siis see läks päris paha. 1 tundi ja siis oleme Tallinnas. Vipi! Merili tõi meid kuskile maha jäetud kohta. Ta väidab. Väidatavalt see tee peaks Tallinnasse viima. Kui te meid ei leia, siis teadke, et me olime kuskil siin. Ma isegi ei tea tee nime. Mis iganes kood see on.
oleme kohal. Oleme kohal. Jippi. Kas sa oled nii chill midagi? Jaa, aga sa ei olnud kogu aeg chill. Sa olid vahepeal ja siis vahepeal Nii, me oleme nüüd kohal. Me veits korraks istume ja siis me lähme vaatame süüa kuskilt ja siis meil on vaja natuke poodides käia. Ja tahaks süüa jah, päriselt. Me pidime tegema peatuse tee peal, aga nagu te nägite eelmistest klippidest, siis me sõitsime Pärapõrgus, kus ei olnud mingit söömisvõimalust ega midagi, nii et siin me nüüd oleme siis. Meie pikk päev hakkab jõudma lõpule ja Krissu lõikas just Hanna juukseid. Anna, kui palju ta lõikas ära? Oh my god! Me toimetame siin edasi, valmistume homseks ja näeme juba homme. Tere hommikust! On järgmine päev, täna on siis galapäev. Siin vaikselt ärkame ja Hanna teeb meile putru. Sobib nii hästi. Nii, Hannale sai meik valmis. Siukene babe meil. Oh my god, vaata veel siia korraks. Wow. Nii ilus oled. Mul tuleb see cuteness aggression. Nii. Me saime nüüd valmis. Näen selline välja. Meik on siis selline. Liner, punane huul on põhiline. Feeling pretty. Hakkame vasti juba minema. Kaamera ma jätan koju Krissule, et ta siis võib-olla vlogib kodus midagi. Ja ma siis seal koha peal vlogin telefoni. Nii, me oleme kalal nüüd. Meil on siin Gerda. Kõik vanad head töökaaslased on siin. Ma tegelikult ei julge väga filmida siin, sest et siin on nii palju inimesi ja mul on räige ärevus. Aga ja, me teeme nüüd natukene pilte ja chillime ja siis näeme juba varsti. Galaosa sai läbi ja me kõnnime nüüd Maistari peale. Gala oli väga lahe. Meie laevuke, kes on praegu ära, Silja Euroopa, sai siis ikkagi see auhinna ka. Ship on the Baltic Sea, Silja Euroopa and her crew had to be extremely flexible during the COVID crisis and beyond. This sea giant has met a variety of people during the last years. Police officers securing the G7 meeting in Cornwall, the organizing team of COP26 in Glasgow, the asylum seekers in Netherlands, and in between, of course, also our loyal Finnish customers who love this big white ship passionately. Wherever the winds have taken her, she has always made us proud, thanks to her wonderful crew, and proved over and over again that our crew and ships can do anything. Thank you. The most chartered ship, Silja Euroopa. Näeb välja ilus, langeb sealt nakid. Naiste probleemid. Kõigile öelda lihtsalt, et see on tema kodu. Oota, kus me oleme siis nüüd? Platinum VIPis? Platinumis, jah. Okei, me oleme VIPis praegu.
ma vlogin vahepeal siis, mida ma kodus teen. Panin tööle selle Hanna imelise valguse. Ja see on juba teine film, mis mul käib. Nii, et ma ei tee mitte midagi muud tarka. Aga ma tahaks teada, mida nemad seal teevad. Nii kiravad, et nagu vaatad ikka. Sa näed neid või? Mis need on? Laevas on pidu läbi ja me sööme siin viimased ampsud. Mul on kooki jääd. Ühesõnaga, me teeme kiired söögid veel enne, kui meid visatakse välja siit. Krisu lihtsalt olemas hästi naiselik. Anyways, teised läksid Neerosse järelpeole. Mina mõtlesin, et ma ei jaksa. Kell on, mis see kell on nüüd siis? 1:18 öösel. Ja me tellisime sushit. Sest et miks mitte tere hommikust? Reede on, magasime tüdrukutega suht kaua. Või no mis kaua tegelikult, me käisime Hannal järgi 4 paiku. Mul on hääl veits käre, sest et eile galal ma lihtsalt röökisin konkreetselt. Me tellisime nüüd natukene süüa. Ja siis me sööme, me tegime ka kohvi, tüdrukud on köögis. Hello, kuidas tunned ennast? Hästi hea kohvi järg. Me oleme kõik suht väsinud, jalad on minul näiteks jumala paistes. Hanna ei tunne oma väikseid varbaid, sest et ei ole harjunud nagu kingadega käima, seega that was an experience. Võike need välja peale galat. Merili on marutaudis. Hanna, levida! Oota! Krisu! Levida! Ise lendan maha kiigu pealt, aga... Me tulime keset ööd. Tulime lihtsalt reiditeele kiikuma. Ja natukene värsket õhku hingama, sest et ega me ju ei lösutanud päev otsa niisama toas. No nii, käes on... Viskada minema. Ühesõnaga, käes on laupäeva hommik. Eile me rohkem ei filminud, sest et me vaatasime päeva jooksul ära 2 filmi. Me olime kõik elukettas lõpuks, filmi lõpuks. Viimase filmi puhul oli see, et me Krisuga lihtsalt niimoodi nutsime, sest et see niimoodi triggeris meid. Oota, mis need filmide nimed olid? Esimene oli mingi õudukas veits või? Invitation. Okei, ühesõnaga see, mis ta ütles, on ju. Ja teine oli see The Luckiest Girl Alive. Ühesõnaga, vaadake neid filme. Ja siis te saate aru, miks me olime eile elukettas. Siin oleme ühe poe ees, mis tehakse kell 11 lahti, kell on 10:52. Ja me lähme mingit dissi asju ostma, sest et järgmise nädala lõpus siis tüdrukud tulevad Põlvasse, siis meil on dissi ärasaatmise pidu. Nii et me vaatame, kas me saame mingit dissi teemalisi asju siit. Hei! Ei oota, no hei! Me oleme nüüd teel Tartu. Me oleme varsti juba Tartus 50 minuti pärast. Käisime snäkki ostmas ja kohvi. Ütle tere, Hanna! Hello! Hanna sõitis meiega seekord kaasa. Ta läheb ka maale. Tallinnas oli suvi. Mis te siin Lõuna-Eestis teinud olete? Mis siin toimub nagu? Lumi igal pool.